Armsad, täna oleme me palunud õnnistust nii õele Lainele kui ka meie heale ja tublile Karjasele. Ja me võime tänada Jumalat, et meie Karjane on omakorda alluv ja ustab oma Karjasele, meie kõikide heale Karjasele. Sellel veebruarikuul paluti mul pidada pereraadios hommikupalvused ja ma olin neid ette valmistades plaaninud jagada midagi 23. psalmist. Hea Karjase psalmist, mis algab sõnadega: Jehova on mu Karjane, mul pole millestki puudust. Aga kui kätte pidi jõudma neljapäev, oli Hea Karjase laulus selleks päevaks järgi jõudnud 4. salmini, mis ütleb: ka kui ma kõnniksin surmavari orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, su kepp ja su sau, need trööstivad mind. Ma mäletan, et mõtlesin siis, no kuidas ma ometi kõnelen surmavari orust vabariigi aastapäeval. Sel pidupäeval, kui lehvivad lipud, kõneldakse isamaalisi kõnesid, kus ollakse rõõmsad. Kui ma ka tol hommikul ärkasin, rääkisid uudised juba sõjast Ukrainas. Ja mul ei jäänud midagi muud üle, kui tänada Jumalat selle julgustava 4. salmi eest, mis võis meile kõigile sel hommikul kõlada. Ka kui ma kõnniksin surmavari orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Jumal oli nii seda vabariigi aastapäeva hommikut kui ka selle jaoks nõnda eriskummalist hommikupalvet ette näinud. Ainult tema teadis juba kaua aega ette, mis sündima saab ja kuidas sel päeval võib seda tõde meile tarvis minna. Ma ütlesin seal, kui elu meie ümber peaks ka veel kurjemaks minema, siis hinnakem Taaveti kogemust, et Jumal on meiega, ka surmavarju orus. Me ei pea kartma kurja. Jah, meil tuleb selle all kannatada, aga me ei pea kartma. Nüüdseks on seda surmavari orgu olnud Ukrainas juba 81 päeva ja see mõjutab meid kõiki. Kuid kas pole, et mingis mõttes hakkab maailm nende sõjakoledustega juba äragi harjuma? Aga armsad, kuidas on meiega? Kas meie oleme ka otse kui ära harjunud nende piiblitõdedega, mis meid kinnitada tahavad? Kas me ikka väärtustame neid? Sest sõna ütleb, ka kui ma kõnniksin surmavari orus, ei karda ma kurja. Ma võisin sellel nädalal külastada oma vaid armas sõpra Tartus, keda ma polnud juba mõnda aega näinud. Mõned aastad tagasi avastati tal kasvaja selgroos ja arstid ei saanud üldsegi aru, kuidas ta veel käia saab. Aga tema käib ja käib nüüd ka juba tööl. Ometi surmavari orust ja selle hädaohtudest pole sellele vennale tarvis rääkida, sest tema teab seda palju selgemini. Aga teate, juba esimestest silmapilkudest alates võisin ma selles kodukeses kogeda ühte ülevoolavat tänu venna hinges. Jah, Kalev oli nii rõõmus, nii rahulik selle juures ja tänulik kõige eest. Muidugi ka tervise eest. Tõsi, eelmisel aastal läksid tema näidud taas kehvemaks, kui ta ütles mulle: tead, mul on nii hea, ma olen Jeesuse kätes, tema peopesal. Ta oli tänulik ka uue töökoha eest, kus ta saab tunnistada oma Jeesusest. Ja ta tunnistab issandast ka oma sugulastele. Ja teate, nagu ta ütles, issand ise annab sõnad, mida rääkida. See tõotus on tema elus tõepoolest igati täide läinud.
Ta jutustas mulle, kuidas ta oma lihase venna pärast on palunud. Arstid ei andnud tollele enam lootust, aga Kalev kuulutas Jumalat temalegi ja palvetas. Ja vend elab edasi, ka Jumala armust. Ma mõtlesin oma sõpra seal kuulates salmile Jakobuse 5:16. Õige inimese väge palve suudab palju. Jah, meil oli seal üks kaunis aeg isekeskis. Pisarad olid meil silmis tänutundest, kui tohtisime olla tunnistajaks sellele, kuidas Issand võib olla oma lastega ka surmavarju orus. Me kuulsime äsja vend Rene tunnistust, kuidas arstid ütlesid, et tema tervenemine oli suuremates kätes. Ta sattus haiglasse, et üks inimene võiks tema läbi pääseda. Vaadake, nii kallis on Jumala meelest üks kadunud hing. Eelmisel pühapäeval kella 12. jumalateenistusel tunnistas siin üks noor õde oma ema haigusest ja sellest, kuidas ta ise jõudis äratundmisele, et Jumalal võivad emaga olla teised plaanid kui tema siinne tervendamine. Ja kuidas ta siis oli selle peale imelise rahu leidnud. See oli väga südant puudutav tunnistus. Sest armsad, surmavarju orus võib tee minna mitte alati orust tagasi, vaid ka orust läbi. Kuid ka surmast läbi minnes on Issand ise oma lapsega kaasas ja tema ei pea kartma kurja. Samuti ei pea kartma kurja need heakarjase lapsed, kes selles surmavarju orus oma kallist ära saadavad ja ise siia maha jäävad. Kas me pole liiga tihti vahest mõelnud sellele salmile taoliselt, et surmavarju orus kõndides ei pea ma kartma surma? Aga armsad, kas seal on ikka nõnda öeldud? Piibel ütleb, ka kui ma kõnnin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Kas ei kipu me ise asendama oma mõtetes sõna kuri sõnaga surm? Aga armsad, see pole mitte üks ja seesama. Sest tõde on, et surmavarju orus ei pea me kartma kurja. Nimelt seda kõike, mida hingevaenlane saatan teeb, et panna meid kuidagi aga salgama Jumalat ja tema väge või vähemalt selles kahtlema. Kuid Issand hoiab neid, kes tema omad on, sest tema käib ise nendega ka kõikide raskuste keskel. Ka Taavetil tuli ju ikka oma elus tegemist teha kurjaga, kuid ta ei pidanud seda kartma. Seda sellepärast, et tema Jumal juhatas teda ja juhatab ka meid, tema lapsi, oma kohalolekuga. Issand hoiab meid kurja, mitte aga viimaks surma eest. Sest laul 68:21 ütleb, meil on Jumal, kes päästab ja Jehova Issand, kel on surmast väljapääsu tee. Vaadake, mitte surmast tagasipöördumise tee, vaid surmast väljapääsemise tee. Tee, mis viib kuhugi edasi. Tee, mida Issand kõnnib heakarjasena oma lastega koos. Seda õde kuulates ma mõtlesin, just selline on võidu elu, läbi kannatuste ja läbi inimliku kaotuse. Kuid allumine ja enese allutamine Jumala tahtele on alati ei midagi muud kui võit ja seda mitte üksnes Jumala jaoks, vaid ka tema laste tarvis. Sest kõik see on protsess, milles Jumal meid kujundab ja vormib. Just nagu savi, mida selliselt vormitakse.
ainult silitamine seejuures ei aita, sest ainuüksi silitamisega ei sünni skulptoril ühtegi kuju ega kunstiteost. Nii teeb meie kallis issand meie kallal heakarjasena oma tööd. Tema on selline, kelle ligiolekut tasub alati igatseda. Sest kui tema on õieti meie karjane, siis pole meilgi, nagu Taavet ütles, millestki puudust ega midagi vajaka. Ja siis me oleme nagu see väike poiss, kellelt küsiti, mis ta kompvekti või kingituse peale ka ütleb, siis me oleme nagu see poiss, kes vastas, anna veel. Kas ei taha me seepärast öelda, issand, anna mulle enam seda hea karjase kogemust. Anna mulle enam seda vana aja usku. Anna mulle enam Jumalat, Jeesust ja püha vaimu. Täna hommikul kõlas Pereraadios üks lugu hanedest ja nende rändest. Ja nimelt, kui üks hanedest lennuajal haigestub või kuulist haavata saab, jäävad 2 hane tema juurde. Nii kauaks, kui ta siis kas terveneb või sureb. Alles siis liituvad nad mõne teise karjaga, et omadele järele jõuda. Kas ei ole imeline? Aga meil on eesti keeles selline sõimav väljend, rumal nagu hari. Aga mõelge, nad on teinekord meist inimlastest targemad. Ja armsad, kui meil tuleb juba hanede suhtes meelt parandada, saate siis enam meie hea karjase suhtes. Sest tema on meiega kõiges, nii headel kui kurjadel päevadel, nii rõõmumägedel kui ka surmavarju orus. Kuulugu temale me elu ja me tänu. Aamen. Me palvetame. Issand, me täname sind kõige eest, mida oleme täna kogenud siin sinu kojas. Me täname sind Soome venna eest, me täname sind nende ülestõstvate laulude eest, mis suunasid meie pilgud ka sellele taevasele kodule. Ja issand, me täname sind iga üksiku kaaspalvetaja eest. Nii siin kui ka nende eest, kes on oma kodudes raadiote või muude aparaatide juures. Issand, võta vastu meie tänu, et sina oled meie helde karjane. Ja me tahame sind koos tänada ka selle eest, et meile küll mõistetamata põhjusel pidi vend Rene kannatama, aga kannatama selleks, et sina, issand, saaksid ühe inimese oma riiki tagasi võita. Issand, luba, et me ei peaks kunagi ühtegi ohvrit liiga suureks selleks, et täita sinu poolt antud eesmärki. Me täname, et sina oled meie hea karjane ja aita meid olla sinule sõnakuulelikud lambukesed. Need, kes kuulevad sinu häält ja kes järgivad sulle kõiges. Issand, me palume, et kõike seda, mida me ei ole osanud õieti paluda, et sina täidaksid selle tühja koha, sest me teame, et sina õnnistegija oled Jumala paremal käel ja palud meie kõikide eest. Me kiidame ja täname
sinu püha nime. Aamen.